Tervist, mä Illar Kohviinavalt. Ja täna on teisipäev, 4. august, aastal 2020 ja ilm on selline vihmane, nii et kõik tilgub ja sajab, aga õhk on nagu selline soe suviselt. Aga tegelikult ma tahaks rääkida seekord Elmeri raadiost. Seda raadiot ma ei kuula ju juba, ma ei tea, mingisugune 6, 7 või 8 aastat sõnaga, et see on ikka selle raadio, mida kuulata. Aga ma olen jälginud Elmeri raadio seda top 10 või seda edetabelit, mis neil iga nädal seal on ja siis see paneb ikka täitsa väga nördima, et millisugused mingist plära, eks ole, mis on edetabelites, aga tõelisi staare ja tiivasid nagu Anne Veski laule, neid ei ole üldse nagu näha seal, et Anne Veski on teinud ju hulgaliselt uusi laule ja ma YouTube'i vaheldusel näitan ka neid katkendeid. Nii näiteks laul Nüüd. Paneme siit keskpaigast peale. Nii, siis on selline laul nagu Miks küll juhtus nii. Nii, võtame siit keskelt jälle. Nii, siis on selline laul nagu Rõõm on olla teiega. Ja siis on olemas ka selline laul nagu Sõbrad võivad, Anne Veski, Marek Sadam ja Sadama sild. Kui oleks ainult aega kohtuda, sest olgem ausad, selgemast veel selgem, teed sõbra juurde võivad rohtuda. Need hetked meie käest ei küsin luba, nii ongi parem, suurem veel saab rõõm. Kaks väikest koos, siis vangemaks lõhtuba. Nüüd elu peekrist neela suurem sõõm. Me nimetame selle vabaduseks, paar korda aastas kuskil kokku saab. Ja üpris avameelseks saladuseks, ka sõbrad võivad vahel armuda. Me nimetame selle vabaduseks, paar korda aastas kuskil kokku saab. Ja üpris avameelseks saladuseks, ka sõbrad võivad vahel armuda. Ja Elmeri tabelis on näiteks sellised 10 lugu, mida ma absoluutselt kuulanud ei ole, sest mind ei huvita suksed loodega värgid, et need ei ole nagu midagi erilist väärt. Niisiis, ma tahaks küsida, et mis seal Elmeri raadioga juhtunud on sõnaga, et Elmeri raadio on ju muutunud nii mõttetuks ja sisutuks, et näiteks edetabelgi, et
kuidas need laulusse edetabelisse pääsevad, aga et need kuulajad peavad siis saatma sõnumeid, eks ole, mis maksab 1 euro sõnum, et siis et nende järgi siis, et pannakse laulud edetabelisse, et noh, et raadio nagu siis, muidu tal ei ole, kuidas ma ütlen, et ainult rahaline raadio, et täielik kommerts, et rahvas, kes tahab hääletada, et need peavad siis nagu siis saatma eurosid sõnumit, et umbes nii, et kui keegi saadab mingisugune, ma ei tea, 10 või 100 sõnumit, siis 100 euro eest, et nad siis pääseb laulma edetabeli tippu. Et ma ise ka arvan seda, et võib-olla need, kes selle edetabelis praegust on, et võib-olla saadavad need artistid ise sinna Elmari lühinumbri peale neid eurosid sõnumid, et saadavad mingisugune 100 sõnumit ära, et siis on laul edetabeli jälle esimene, eks ole, et noh, ma lihtsalt kujutan ette praegust niimoodi, et ma ei saa aru, mismoodi see asi toimub. Aga et noh, Anne Vesk on olnud ju kunagi Elmari raadio parimaid naisartiste, sõnaga, et Ivo Linna valiti nagu kunagi nagu siis parimaks meesartistiks ja Anne Veski parimaks naisartistiks. Ja nüüd on siis niimoodi, et Anne Veski laulud ei mahu enam ükski sinna edetabelisse ära. Et noh, nagu näete, et Anne Veski teeb pidevalt uusi laule, nüüdki on mingi 4-5 uut laulu, eks ole, saab isegi plaadi varsti välja anda uute lauludega, aga näed, Elmari edetabelisse ei ole sees, et ma soovitaks Vikerraadiol teha selline rahva edetabel, et kuhu ei pea saatma siis tasulisi sõnumeid, et saadad lihtsalt, ma ei tea, kuskil e-maili peale või saadad, et mis laul nagu siis nagu meeldib, et noh, ei pea sellest maksma. Et noh, selline kommertslik asi ja täitsa öökima, et noh, see Elmar lõpetab oma tegevus üldse ära, kui ta muud moodi enam jälle hakka omadega ei saa, kui ainult selle rahva raha toel, eks ole. Et see on täitsa masendav, ühesõnaga, et ärge parem seda Elmari üldse kuulake, et see ei ole mingi raadio. Kuulake Vikerraadiot ja siis näiteks Vainest FM-i ja sellised raadiod, mis on ikka normaalsed, aga siuke Elmar, et kes on ennast täis ja mölakas ja siuksed, noh, see ei ole üldse kuulamist väärt, nii ütlen mina, Illar Kohv Viinavalt.